Pärnu keskväljakul toimus perepäev, kus anti avapauk sinilille jooksude sarjale ja veteranikuule. Jooksuüritused toovad alati kokku väga palju inimesi ja sinilille jooksuüritus toob kokku eriti neid inimesi, kes annavad au ja tunnustavad kõiki neid Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane, kes on käinud välismissioonidel Eesti vabaduse eest seismas. Sinilille jooksuga ja üldse sinilille endale soetamisega siis toetatakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane, nende peresid ja lisaks ka veel tsiviilmaailma inimesed, kellel on siis vastavat taastusraviseadet või teenust vaja. Sinilille jooks toimus Pärnus teist korda. Jooksjaid ja perepäeval osalejaid tuli tervitama ka Pärnu linnapea. Sinilille kampaania on olnud Pärnu jaoks alati oluline. Meil on väga tubli naiskodukaitse, kes seda kampaaniat siin Pärnu linnas läbi viib ja inimesed on aktiivselt osa võtnud sellest. Aga tänavu teeb selle eriliseks just see, et seesama kampaania avapakatakse siin jooksuga ja just Pärnu sünnipäeval. Selle aasta esimesel sinilille jooksul oli pea 300 osalejat. Lisaks oli huvilistel võimalus oma võimeid proovile panna, sooritades Kaitseväe üldfüüsilist testi. Sinilille jooks on minu jaoks väga tähtis sündmus, kuna ise teenin ka alates oktoobrist ajateenistuses. Eelmine aasta osalesin samuti siin jooksul ja saavutasin teise koha. Väga eriline sündmus minu jaoks, et avaldan austust veteranide ees. Järgmine sinilille jooks toimub 13. aprillil Tartus ning sündmuste tihe veteranikuu kulmineerub 23. aprillil Tallinna Vabaduse väljakul veterani rokiga.